Tervitus sõbrad, täna tuleb eriti eksklusiivne ja eriti vürtsikas video, sellepärast et ma olen kutsunud teid oma magamistuppa. Ja põhjus selleks on väga lihtne, ma tahan esitleda teile ühte oma uut elukaaslastest. Ja selle elukaaslase nimi on Samsungi Freestyle projektor. Projektor, mida ma olen nüüd katsetanud julgelt 2 nädalat ja mis nii lühikese ajaga on muutunud täiesti vältimatuks osaks minu elust. Põhimõtteliselt on ta projektor nagu projektor ikka. Mitte kõige odavam projektor, mitte kõige kallim projektor, aga selle projektori teeb minu jaoks eriliseks ja mõnusaks üsna mitu asja. Esimene asi on see, et tema pildi kvaliteet on üle keskmise okei selle hinna kohta, mille eest teda müüakse. Loomulikult on olemas palju parema kvaliteediga, palju teravama pildiga projektoreid, ainult et probleem on selles, et need on oluliselt kallimad ja nendest tuleb oluliselt rohkem raha välja käia. See on niisugune, ma ütleksin, hinna poolest niisugune enam-vähem keskmine klass, aga selle kohta, mis tema eest küsitakse, on see pildi kvaliteet minu meelest erakordselt hea. Teine asi, mis mulle selle Samsungi Freestyle projektori juures väga meeldib, on see, et tema sees on juba äpid. Ehk põhimõtteliselt, kui ma ta käima tõmban esimest korda, mulle tekivad minu puhul küll lakke, sellepärast et mulle meeldib magamistoas lihtsalt pikutada voodis ja vaadata laest kraami. Tekib juba Samsungi telekatest tuttav interface, kus on olemas kõik äpid. Seal on Netflix, YouTube, Amazon Prime, mis iganes neid näppe on võimalik loomulikult juurde osta või tõmmata nii nagu iga Samsungi teleka puhul. Nii et see kohe kastist välja võtmise valmidus on tal absoluutselt suurepärane. Kui sul on Samsungi telekas, tegelikult see ei ole ka liiga keeruline, see user interface ära õppida, aga kui sa oled Samsungi telekaga varem kokku puutunud, siis on see juba tegelikult sulle tuttav. Nii et see on erakordselt mugav. Ja mugav on ta loomulikult sellepärast, et ta pöörleb ja väändub ja keerleb ja üsna pisikene. Juhul kui ma tahan näiteks kaasa võtta, ma reisin kriminaalselt palju ja mulle tegelikult, põhimõtteliselt muidugi ma võiksin vaadata oma iPadi pealt kraami ja vaatan ka, aga kui ma tahan ilusamat, suuremat, võib-olla mõnevõrra isegi kvaliteetsemat pilti, siis see projektor on ju ka väga lihtsasti kaasa võetav, hotellitoas panen ta üles, väga lihtne, juhe taha, vola, läheb. Ma võin kasutada AirPlay'd oma iPadi sisu striimimiseks sellesse masinasse, aga tal on ka olemas micro HDMI sisend, väga lihtne, iPadist HDMI juhe välja, see ots freestyle'i ja töötab imehästi. Töötab muide mõnevõrra paremini kui AirPlay, sest et AirPlay ikkagi kipub natukene katkestama, aga kui ma ta HDMI kaabliga ühendan, siis seda probleemi ei ole. Ja loomulikult on tal kaasas korralik pult, puldi peal on olemas Netflixi, Prime Video ja ka Disney Plusi dedicated nupud, ehk siis vajutan nuppu, vola, tuleb mulle Netflix ette, vajutan nuppu, vola, tuleb mulle Amazon Prime, nii et igati lihtne ja väga hästi kasutatav asi. Ja üks asi, mis selle asja juures on veel ving, on heli. Ma pean ausalt tunnistama, et ma ei oleks oodanud nii head helikvaliteeti ühelt nii väikeselt projektorilt. Tõsi, need kõlarid on tal siin küljes, mingisugused välised kõlarid, tal tehniliselt ilmselt on võimalik neid ka juurde panna, aga tal ei ole neid. Küll aga niisugune tunne, et see heli tulebki sealt kohast, kuhu ma seda sisu siis parajasti projektorist kiirgan, et siis põhimõtteliselt justkui nagu laest. Ja tehniliselt töötab ta ka smart speakerina, siin on ka mikrofon sees, ma võin talle anda korraldusi. Selleks ma ei ole teda kasutanud, ma olen teda kasutanud ikkagi projektorina. Ühesõnaga, Samsungi Freestyle, täiesti korralik, hea projektor selle kohta, mis ta on. Nagu ma ütlesin, on olemas paremaid projektoreid, kallimaid projektoreid, on olemas ka kehvemaid ja odavamaid projektoreid, see on niisugune enam-vähem keskklass ja selle kohta, mis ta on ta suurepärane, mina olen temast igal juhul sügavalt kiindunud ja tahan ta endale jätta.